Tark Tallinn ei saa kunagi valmis, arutame seda teemat edasi ja vestlusringi on kogunenud Tiit Terik, Tallinna linnavolikogu esimees, tere hommikust. Ignar Fjuk liitub meiega ka selles vestlusringis, Kadi Pärnits, Mainori juhatuse esimees, Helen Sooväli-Sepping, te olete Eesti inimarengu aruande viimase väljaande toimetaja, Andres Ojari, arhitekt ja EKA arhitektuuri teaduskonna dekaan ja väga hea meel tervitada Urmas Sõõrumaad, ettevõtjat. Aga alustame siis tulevikuvisiooni arutelusid. Täna esitab Tallinn oma tuleviku ühe sellise rahastamisprojekti, kui palju ja millele kulutatakse raha tuleval aastal. No väikesi detaile on juba imbunud välja, et päris palju tehakse investeeringuid, oluliselt rohkem kui eelmisel aastal ja seda kõike COVID-i ajal. Tiit Terik, linnavolikokku jõuab see dokument ilmselt lähipäevadel. Teie peate selle heaks kiitma. Mida juba siis ette on teada Tallinna eelarve kohta? Ma usun, et need proportsioonid tegelikult on enam-vähem samad kui ka eelmistel aastatel ja kui vaadata seda, kuhu Tallinn oma kõige suurema tüki eelarvest kulutab, on see loomulikult haridus. Ehk et kui me räägime sellest, et Tallinn on tark linn, siis väga selgelt annab sellele vastuse ka eelarve. Väga suur osa on hariduse kulutustest. Aga selle igapäevase kulutuse kõrval, kui me vaatame eraldi ainult investeeringuid, siis võiks ju arvata, et mis see on, et kas see on teed või tänavad, kas see on ühistransport, taaskord haridus. Ehk et Tallinn on nii-öelda hariduse usku linn ja ka oma sellises top eelarve prioriteetides haridus esimesel kohal, loomulikult ühistransport, millest kindlasti on juttu olnud ka siin visioonikonverentsi käigus ja tõenäoliselt ka tulevikku vaatates on põhjust rääkida just nimelt ka ühistranspordi investeeringutest. Ma esitan järgmise küsimuse Urmas Sõõrumaale, meie paneeli teises otsas. Mida teie ootate sellelt eelarvelt? Kuuldavasti Patarei ei saanud riigilt nii suurt toetust või sellist toetust, mida te ootasite. Aga kas Tallinna linn võib aidata? Teil on ikkagi üks väga oluline Tallinna arenguprojekt praegu käsil. Jah, kahjuks ei saanud üldse, aga eks see teema on veel protsessis ja küll ta kuhugi ikka jõuab. See on siis riigi tasandil? Jah, riigi tasandil ja see ongi eelkõige riigi objekt, kuigi ta on väga tähtis objekt ka kindlasti Tallinnale ja et ta korras oleks. Aga mida ma ootan järgmiselt eelarvelt? Loomulikult hariduse teema on see, et mille vastu nagu kellelgi ei sobi vaielda, aga eelkõige ikkagi infrastruktuur ja ma tahan siinkohal öelda suur aitäh, Ignar, sulle selle ettekande eest. Soovitan kõigil, kes tahavad nüüd nagu mõtet ja hammast teritada Tallinna tulevaste arengute suunas, vaadata see sinu ettekanne läbi, sest seal on hästi palju häid asju, aga jah, veel kord, infrastruktuur ja kulutused siis just sellele nägemusele, et Tallinn oleks mitte ainult tark, aga ka lihtsalt elamisväärne mõnus linn tulevikus. Tallinna teemadel ja linna teemadel oli ka viimane inimarengu aruanne. Ma küsiksin hoopis sellise küsimuse. COVID-i aeg on näidanud, kui ükskildaseks me oleme jäänud ja linnas on alati see oht olla väga ükskildane. Suurbritannias on ametisse nimetatud lausa üksinduse teemadega tegelev minister. Kas Tallinnas peaks ka olema keegi ametnik, kes tegeleb linna üksindusega tulevikus? No, viimane inimarengu aruanne rääkis ka ühe märksõnana ühismeelest ja selle ühismeele alla võikski asetada inimlikkuse, kogukondlikkuse ja just nimelt inimese. Ja see tähendab seda, et kui me räägime nendest abstraktsetest terminitest nagu infrastruktuur või haridus või tarkus, siis räägime seda inimese kontekstis. Aga üksindus, see on ju iga inimese jaoks väga oluline teema, et ta ei oleks selles linnas, kus on palju inimesi, tegelikult väga üksinda. Ja ma olen ka seda meelt, et ka Tallinnas võiks vähemalt mõelda sellele teemale, et kas inimesed on üksikud või mitte. Ja see põhjus, miks sedalaadi ametikoht on loodud, on ju COVID-is tekkinud suur teine pandeemia ja see on vaimse tervisega seotud pandeemia. Ehk et meil on vaja aidata inimesi selles distantseerituses, selles isoleerituses. Tuleviku teema täiesti oluline. Ja see on tuleviku teema, ehk et kui vaadata tulevikku, siis lisaks
sellele, et me oleme targad ja sellele, et meil on infrastruktuur, meil peab olema ka olemise ruum, kokkusaamise ruum, selline mõnus koosolemise ruum ja seda väljas, mitte kaubanduskeskustes, vaid väljas mõnus linnaruum, mis on roheline, mis pakub meie tervisele ja heaolule täiendavat kvaliteeti. Linnaruum tuleb meil väga teravalt luubi alla kohe, aga Kadi Pärnits, 1971. aastal loodi selline firma nagu Mainor, mis oli täiesti unikaalne. Ma mäletan nooruses, see oli nagu mingi alternatiivne kapitalistlik ettevõtte Eestis. Mainor on kogu aeg tegutsenud, nüüd on Ülemiste Cityga väga tigedalt seotud. Millega siis Mainor tegeleb, mis ettevõte te olete? Te olete nagu EAS-i eelkäija mõnes mõttes olnud. Rääkige natuke Mainorist. Me kõik teame, et Mainor on olemas, aga me täpselt ei tea ilmselt, kes te siis nüüd olete? Ja, aitäh selle küsimuse eest, et see haakub tegelikult väga Tallinna visiooniga, sellepärast et aktsiaselts Mainor on täna 38 hektari Ülemiste City omanik ja arendusfirma. Et loomulikult me arendame koos oma erinevate tütar- ja sidusettevõtetega seda linnaosa. Ja mis on Mainoril täna ja oli eile ja Ülemiste Cityt ja linnaga koostööd tehes nagu selline tulipunkt on kindlasti haridus. Et meil on nii rahvusvaheline kool kui ka kõrgkool ja me teeme hästi tõsiselt koostööd Tartu Ülikooliga just selle tervise ja üksinduse küsimuses, et kuidas see kogukond toetab inimest ja ka TalTechiga ehk tuleviku linnaprofessuur, kus me Tallinnaga teeme praegu ühte suurt projekti. Ja kui me vaatame nüüd Mainorit arendusfirmana, siis kõik see, mis siin visioonis on täna öeldud, et olla maailmalinn, olla linn, kes teeb rohelise pöörde ja olla linn, kes pakub sõbralikku linnaruumi, siis tegelikult need samad eesmärgid on täna ka Mainoril Ülemiste arendajal, vaadates seda, et me püüame just talendi vaatest oma seda Ülemistet vaadata, et olla tolerantne, olla avatud, pakkuda talle sellist linnaruumi ja sellist bürooruumi, mis tõesti talendile ja suurtele teadus-arendusfirmadele on vajalik ja teeme seda koostöös kindlasti Tallinnaga. Teine asi loomulikult see roheline, et ka meie Ülemistes proovime seda ruumi rohkem, ruumiga kõnetada ja uued majad, mis meil tulevad ka hariduskompleks, et seal katusel on rohelist, seal sees on nagu seda rohelist ja just niisugust nagu vaibi. Teil on just väga keeruline ülesanne tuua sellesse endisesse tööstusmaastikku, mis ei olnud roheline, on seal tühermaad seal ümberringi just nimelt rohelist. Tegelikult on Ülemistes väga palju rohelist. Pigem me peame selle ikkagi selle inimese jaoks sisustama. Mis Ülemistes on kindlasti oluline, on kogu järve avamine. Et see on tuleviku teema, et see Tartu maantee sealt kuskilt maalt, eks ole, me hakkame metrood ehitama, Ignar ütles, et see läheks, ütleme niimoodi mõnusalt, nagu Reidi tee näiteks, et see on nagu selline tulevikuvisioon. Aga selle rohelisuse juurde ma tuleksin veel korra tagasi, et tegelikult, no mis on nagu teema, on see, et ega me selliseid oaase ei suuda üle linna luua. Et just ütleme see sidus linnaruum, et kõik need linnakeskused, kuidas Tallinn täna areneb, oleksid omavahel sidustatud. Et see on nagu see, et kui keegi kuskil midagi väärtust loob, et see oleks nagu kõikidele tallinlastele. Et see on see unistuse pilt. Andres Ojari, kui Tallinna praeguse linnavalitsuse kriitikutega rääkida, siis kõlab tihti selline arvamus, ma olen kuulnud veebis näinud, et Tallinnas puudub selline kureeritud linnastrateegia. Ma küsisin 2 päeva tagasi meie visioonikonverentsi esimesel päeval, mis see kureeritud linnaruum siis peaks olema. Keegi täpselt ei osanud vastata. Et kohati jääb mul mulje, et kritiseeritakse, visatakse õhku sellised toredad terminid, aga mis see kureeritud linnaruum siis peaks olema? No, kureeritud linnaruumi all võib-olla võiks rääkida pigem sellest mõtestatud tegevusest ja sellega linnaga pidevalt tegelemisest. Kas Tallinna praegune valitsus ei tegele sellega siis? Oma soodu ikka. On omad mõtted, mida siis üritatakse ellu viia
ja neid alati tulebki kritiseerida, sest oluline on see minu meelest, et linna üle tuleb vaielda, kuidas ta areneb, linna üle tuleb diskuteerida kogu see aeg. Meil ei ole väga pikka linnakultuuri ja selle üle iseenesest diskussiooni algatamine on ääretult oluline, et meie kõik, kes me võib-olla oleme teist põlve linlased, mõned kolmandad, mõned neljandad juba, mõned viiendad isegi äkki juba, saavad rääkida kaasa linnal ja sealt hakkab tekkima see nii-öelda pikem visioon linnast, mis tähendab kureerimine on see, et keegi võtab vastutuse. Keegi hakkab nii-öelda otsuseid ka päriselt ellu viima. Ja nüüd on küsimus, et palju ja kuivõrd arvestatakse nende gruppidega, kes tegelikult selles linnas tahavad rääkida, kes selle kaasa tahavad rääkida. Ja sealt tekib see sotsiaalne sidusus, mida võiks siis toetada ka ruumiline sidusus. Räägime ka sellest täna pikemalt, aga Ignar Fjuk, viimasena annan sõna sulle, sest et sa just kõnelesid väga pikalt, tõid korduvalt näiteks Helsingi ja sõna Suur Tallinn jäi mulle kõrva. Kas sellesse Tallinna tulevikuvisiooni on sinu nägemuses arvestatud ka selline termin nagu Talsingi? No ütleme, unistama peab ja suuri visiooni peab rajama. Aga see on natuke liiga kauge, et ma pean mõistlikumaks ja produktiivsemaks need lähemad visioonid, mis on nagu meie võimuses ellu viia, realiseerida. Ja üks on selles samas see Suur Tallinn, mida nii-öelda saataja tõttu ei saanud nagu rohkem lahti rääkida, aga Suur Tallinn tähendab seda, et me hakkame koostööd tegema naabervaldadega, linna ümbritsevad valdad, mis on nüüd viimast 20-30 aasta juhtunud. Tallinn on ehitanud ekstensiivselt oma äärealadele kõrgkorterelamuid. Aga seal ühistransport ei ole, nii et kõik peavad sõitma oma erasõidukuga. Aga naabervallad on ehitanud Tallinna linna piiri lähedale, et sealt saada kiiresti nii-öelda linnateenuseid kasutama, on siis töökohta, kooli, mis iganes. Ja seetõttu ongi linna piir ümbritsetud sellise tiheda hoonestusega, mis nii-öelda kureeritud ehk mõtestatud linna puhul ei oleks võimalik. Ja see sõna kureerimine on natukene ekslik, sest üks asi, et ma arvan, kogu aeg on kureeritud. Ainult eesmärgid pole õiged ja on nii-öelda valesti kureeritud. Valitsused on ju 90-ndatel ja 2000 aastal kogu aeg tegutsenud. Aga nüüd see muutus ongi see, et me nüüd küsime, et miks me ühe või teise otsuse teeme. Ja see ei ole ainult vastutuse küsimus, see on ka nii-öelda linna kodaniku ja seal see tema heaolu ja tema käitumise nii-öelda põhja korraliku aluse panemine. Nii et see Suur Tallinn tähendabki, et me hakkame ka globaalselt mõtlema, suurt visiooni. Ja loomulikult see, kui nüüd mõelda, et see Talsingi tuleb, siis selles samas Helsingi näite puhul, kus see nii-öelda maa-alune ja maapealne infrastruktuur, kiire ühistransport on meist valgusaastate võrra ees. Et ma hästi kujutan ette, kuidas see on nagu mingisugune halb Kreete ja hea Kreete, et me peame järgi jõudma, me peame hakkama ka suurelt mõtlema. Tiit Terik, kui ma olen Tallinna jälle kriitikutega vestelnud siin internetis ka siis ja ka oma saates TV3-s, kus on see võimalus olnud, on öeldud, et Tallinnal on väga head plaanid, et siin on väga nupukalt kõik välja mõeldud, aga kõike viiakse jälle liiga aeglaselt. Vastab tõele, et kriitikud toovad seda ajaperspektiivi tihtipeale nii-öelda põhjuseks, miks olla rahulolematu. Kuidas te vastaksite neile? Ma vastaks sellele, et me teeme täpselt sellises tempos, mida võimaldab meie eelarve. Ja eelarve on otseselt seotud ju sellega, kui hästi meie inimestel tööturul läheb. Ehk et kui linna rahakott suuresti ju koosneb üksikisiku tulumaksust, siis me sätime oma nii-öelda tempot vastavalt sellele. Loomulikult ka minule linlasena meeldiks see, et meie rattateed areneksid palju kiiremini, et need kiired, mis on nii-öelda Tallinnast välja viidud ka naaberomavalitsustesse, et seda saaks ka linnas teha keskuses paremini. Tihtipeale on see, et kui mingit tänavalõiku hakata renoveerima, siis tuleb läbi mõelda kõik erinevad kihid, sellepärast et me võime ilusti siledat asfalti ju laotada, aga kui järgmisel aastal tuleb mõni kommunikatsiooniettevõte, siis nii-öelda torud, traadid, kui tema tuleb ja ütleb, et me peame nüüd need vanad torud ja traadid välja vahetama, siis ta kaevab selle ilusa rattatee ülesse. Ehk et me peame nagu koostöös ja kooskõlas erinevate osapooltega, kes seda nii-öelda kaevetööd teevad ja pärast siledat asfalti laotavad üheskoos hakkama saama. Ehk et ühtepidi meie võimekus eelarve poole pealt ja teistpidi ka see, et
teinekord julged ideed võtavad natukene rohkem aega, sellepärast et poliitiline keskkond, kus me seda teeme, ju tihtipeale on selline, kus meil võib olla super idee ja kõik erakonnad tegelikult saavad aru, et see on väga hea mõte. Nii nagu me Reidi tee puhul näeme, mis võttis linnaeelarvest suurusjärku 40 miljonit eurot. Enne seda oli ju väga häälekalt ka neid protestijaid, kes tõsimeeli arvasid, et see projekt ei ole ehk hea, aga kindlasti poliitilises keskkonnas on ka see, et ma ei lase ju konkurendil midagi nii head ära teha. Pidurdame. Üks see pidur Tallinna linna arengus on olnud see hõlmikpuu, millest ka Ignar Fjuk rääkis väga hästi. Küsingi kõigi käest, millised on need hõlmikpuud praeguses Tallinnas, mis pidurdavad Tallinna arengut? Hakkame Tiit sinust peale, läheme ringiga. No, mis on see, mida väga palju kaitstakse ja põhjusega on kindlasti meie looduskeskkond. See, et ühest kohast linna arenguks haljastust vähemaks võtta, aga seda asendusistutusega mujale tagasi panna. Ma arvan, et see ei ole väga suur patt. Et kui me jätame selle rohelisuse protsendi alles, aga me nii-öelda mõtestatult teeme seda ja uuesti ümber, siis ma usun, et see võiks olla. Ehk et kui tihtipeale räägitakse sellest, et tekib emotsiooni ja regulatsiooni konflikt, siis siin on ka suur osa sellisel nii-öelda mürkrohelisusel. No hõlmikpuud võib võtta ka sellise omamoodi metaforina. Lööme kaardid natuke sassi, et ei oleks järjekord siin meil alati täpselt sama, aga Helen Sooväli-Sepping, mis on teie arvates see hõlmikpuu Tallinnas, mis võib-olla segab ja millele tagasi vaadates aastakümnete pärast ütleme, et oleks peanud teisiti tegema? Minu jaoks isiklikult hõlmikpuu on parkimisplats Tallinna linnavalitsuse ees. Sellise sümbolina seda võttes. Mulle meeldiks, et seal oleks jalgrattaparkla ja seal oleks rohelisus. Nii ja täpselt samamoodi ka Eesti parlamendi ehk Riigikogu hoone ees. Et me anname prioriteedi täna kõige väärtuslikuma linnaruumi autodele. Me räägime Riigikogu esimesest parklast, me räägime Tallinna linnavalitsuse esisest parklast. Seal võiks olla roheline, seal võiks olla pingid, see võiks olla see sümboolne kokkusaamisruum, sest demokraatlik ruum. See on minu jaoks täna hõlmikpuu. Kadi Pärnits. Hõlmikpuu Tallinnas. Vaadates selle taha, siis ma arvan ikkagi on selline liiga konservatiivne mõtlemine ja mõtlemine, mis vaatab vähe ette. Julget mõtlemist on rohkem vaja. Me räägime Talsingi tekkimisest, me planeerime juba 14 miljonit inimest, kes sõidab Helsingi-Tallinna vahel. See tähendaks siis arvu kahekordistumist. Kuidas see tekib? Et me peaksime tegelikult mõtlema hästi tõsiselt tunneli peale. Palju rohkem kui täna visiooni paberid räägivad. See on üks näide. Teine näide siuksest ettevaatavast mõtlemisest on võib-olla see maailmalinna see osa, mis ei räägi niivõrd ettevõtlusest, seal me peame ka vaatama, et kui turismi täna ei ole, siis kuidas me seda IT-d rohkem toetame, mis on võimalik teha distantsilt ja seda tööd, siis on ikkagi see imposantne arhitektuur. Ja võib-olla tõepoolest nüüd aastast 1917 ärge keegi solvuge, teemaplaneeringud on täna juba vanad. Et tõesti, et need Tallinna väravad on siis see sadamala, on see lennujaamala, kuhu tuleb see Euroopa väljak, et seal oleks sellist kõrgarhitektuuri. Et see võib-olla üks näide. Ja tulles nüüd hõlmikpuu juurde tagasi, ma olen nagu väga nõus Tiiduga sel teemal, et loomulikult seda maapinnaga seotud rohelist me peame jälgima. Et see peab olema meil auasi. Kui me üldse siia talenti meelitame, siis tõesti selle rohelisega. Et kui Viini ütleb, et 15 minutiga sa jõuad igale poole, kui me linnakeskuste kaupa areneme, siis me võib-olla ka jõuame. Eesti võiks ütelda, et 15 minuti jalutuskäigu kaugusel on sinul roheline koht. Ma arvan, me tuleme sellega toime. Näiteks üks selline eesmärk. Ja selles mõttes me võiksime vaadata rohelisust palju dimensiooni rikkamalt. Katused, sisealad, väärtustama ka seda, et ümber on hoone, eks ole, aga sees on näiteks roheline, et nagu seda ettevõtjat ka nagu motiveerima, et tõesti seda, me ei võitle selle puu ümber, mis on kindlasti tähtis, aga vaatame, et kui me selle ümber võidelda ei saa, mis me siis asemele pakume. No ma küsin ühe kiire küsimuse veel, mis on ikka kohe Ülemistega seoses mul mõttes. Kas Rail Baltic tuleb? Ikka tuleb.
ikka tuleb. See toob Tallinnasse tohutult huvitav arhitektuuri selle terminali näol, mis teie linnaku äärde just tuleb. Ja kui me mõtleme maailmalinna peale ja mõtleme sellele, et mida Covid tegelikult linnadelt ootab, Covidi ootab muidugi midagi, meie teda ka ei oota, eks ole. Aga Covidist tulenevalt, et mis linnadest oodatakse seda jalutuskäigu kaugusel, oodataksegi seda rohelist rattaid ja oodatakse tegelikult ka seda, et ma ei tule lennukiga sinna konverentsile. Et see konverents ja kogu see teenus, mis siin pakkuda on, et ma tulen rongiga. Et seal on natuke ütleme lahedam see sõitmine. Nii et ma arvan, et tegelikult me väga töötame sellel teemal tulevikku. Urmas Sõõrumaa, üks väga huvitav visioon Tallinnast ja kus see hõlmikpuu oli ka väga nähtavalt olemas, oli meil TV3 saates, kus rääkisite, et Tallinn tuleb muuta lõpuks ometi merelinnaks. Et see hõlmikpuu on selle mere ja vanalinna ja Tallinna kesklinna vahel, jäi mulle vähemalt mulje sinu arvates. Ja mitte ainult üks, aga mitu ja palju. Ma räägi see visioon ära, see oli väga huvitav kuulata, kuidas sa näeksid seda. Ignar Fjuki ettekandest korra siin vilksamisi nägin 72. aasta mingit plaani, mingit puiesteed kesklinnast, linnaalis kõrvalt mööda mere äärde. See ongi minu unistus ja ma usun, et see saab ükskord tööle. Aga ma tahaks kahte asja siin toonitada, et see Talsinki, mida me selle all ka iganes mõtleme, see tõenäoliselt on Helsingi ja Tallinna, aga tegelikult Soome ja Eesti läheduse ja sarnasuse küsimus ja see ei ole lihtsalt niisama, see on kogu Eesti tegelikult julgeoleku ja jätkusuutliku iseseisvuse küsimus. Aga üks parimaid punkte, mida ma üldse siit nagu tänasest jutust tabasin, oli see inimese vaimse tervise siis tähelepanu alla võtmine selle Covidiga seoses, sest ärme unustame ära nii kogu riigi kui Tallinna kõikide nende tegevuste ja plaanide eesmärk on füüsiliselt, vaimselt ja õnnelik terve inimene. Ja ütleme, et ja mitte meie arust, eelkõige nende inimeste enda arust, et küsida, arvestada ja selles vallas tegutseda. Nii et minu meelest parim asi, mis on liikuma läinud. Kas selleks on Covidit vaja või veel mingit kõvemat asja, aga õnneks ta on juba liikuma läinud vähemalt see. Ja osaks sellest merele avanemisest või mere äärde minekust oli ka see, et autoliiklus võiks kesklinnas olla või autod olla maa all üldse. See oli ka väga huvitav plaan, mis sul oli. See ka sellest ettekandest me kuulsime, et õnneks või kahjuks on Tallinn selline linn, kus näiteks ma võtan Ahtri tänava, kus umbes 60 000 autot tööpäevast liigub sealt kaudu läbi ja nendest julgelt võib öelda, et 50 000 kasutab seda läbisõiduks ja ainult 5-10 000 tegelikult seal oma asjade ajamiseks. Ja siis kõik need piirangud, mida me seal siis välja mõtleme, kas me vähendama siis parkimiskohtade arvu või mingid muid piiranguid seal kesklinnas asjade ajamiseks on ju tegelikult me halvendame kesklinna elukvaliteeti just selle transiidiga toime tulemiseks. Viime selle transiidi võimalikult kuhugi ära ja üks kõige targem ütleme ja võimalikum asi on viime ta maa alt läbi, maksku mis maksab. Andres Ojari, hõlmikpuu, mis takistab? Mina arvan, et see hõlmikpuu ulatub 90-ndatesse ja praegu täna on ikkagi meie põhiline vaenlane kunagised sellised majanduslikud ja poliitilised otsused, kus lasti vabalt vohada suburbiatel ehk inimesed pagesid nii-öelda linnast oma justkui privaatse elu unistuse juurde, et omada oma maad ja omada oma krunti. Me ei saa täna enam ümber ega üle sellest olukorrast, mis toimub üleüldiselt meie maamunaga. Me hakkame tihedamalt elama. Ja nüüd on lihtsalt küsimus, mis põlvkond hakkab tagasi liikuma linna keskel elama, kuidas me saame kompaktsemalt elada. See võtab aega ja aeg on meie praegu hetke kõige suurem vaenlane. See vajab selget otsust ja see vajab selget poliitikat, et inimesed, olge head. Me loome teile selle keskkonna, me loome selle infrastruktuuri, me loome teile hea ruumi selleks, et teil on mõnus linna keskel elada. Ignar Fjuk, hõlmikpuu.
sa rääkisid sellest ja vaatasid tagasi, ütlesid, et see ooperiteater oleks võinud ikka olla küll seal nurga peal, kus see hõlmikpuu on. Jah, aga minu jaoks hõlmikpuu on ikkagi tänases päevas ja osaliselt on seotud sellise poliitilise paratamatusega. Aga kui vaadata neid muu maailma näiteid, siis on võimalik seda ületada. Asi seisab selles... Mis see paratamatus on siis? Ja see paratamatus on see, et elatakse valimistest valimisteni. Et ei taheta võtta ette suuri projekte, mis ulatuksid üle mitme valimistsükli. Ja see põhjendus nagu ongi nii, et alati on järgmine valimisseltskond visanud kunagise otsuse kõrvale. Ja seetõttu nagu ei tehtagi, nii et see hõlmikpuu on see, et me tegeleme pisiasjadega või pisiprojektidega, pisiinvesteeringutega. Ja juhul, kui on mingi suur vaade, siis ikka tuleb üks valimisseltskond, valitud seltskond, kes selle nagu kõrvale viskab. Ma mäletan, eelmisel sajandil oli väga aktuaalne, tänane reiditee oli kutsutud Põhjaväilaks ja kesklinna osas ta pidi olema süvistatud maal minema. Aga aastal 2001 otsustas linnavalitsus, et ei, me hoiame seal kokku paar miljonit krooni, aga me ei raja teda maa alla ja kõik see maa-alused nii-öelda reserveeritud maa-alune ruum pandi kommunikatsiooni värke täis. No teine näide, see kiirtramm pidi tulema mööda Tartu maantee alt, Tartu maantee kõhus. See pandi rekonstrueerimisega jälle kommunikatsioone täis, tehti see parkla. Kahjuks on kõrvale jäänud see nii-öelda tunnel Gonsiori ja Estonia puiestee vahel, mis annaks võimaluse, et tänase Gonsiori laikpaa ristmikul, kus inimesed on maal ja maa peal vuravad autod, et vastupidi panna, et inimesed ja ühistransport oleks maa peal. See on nüüd kahjuks täna kõrvale jäänud ja just ka rahalistel põhjustel eelkõige. Nii et see hõlmikpuu on see, et me ei taha võtta ette suuri projekte, me ei usalda järgmisi poliitikuid, et ei ole nagu üksmeelt või kokkulepet, et Tallinn on väga suur linn ja selle infrastruktuur peab olema suure nii-öelda pintsliga tõmmatud, suure ettevaatega. Hõlmikpuu on selles. No Tallinna praegune linnapea Mihhail Kõlvart ütles väga hästi mu saates, et riigimehelikkust on vähe, et ongi just see poliitiline asi, kõik on poliitika, aga riigimehelikkust tähendab just nimelt sellist suurte asjade tegemist ka ette. Nii et tegelikult see juba inimestel on jäänud mulje, et sellest on puudu, sellega tuleb tegeleda. Täpselt nii ja nüüd ma oma ettekandes väga põgusalt sain seda Skoone bastioni puudutada, see sisaldab ka seda, et tänase rannavärava või Rannamäe tee, mis sealt läbi läheb, et selle me nagu süvistaksime alla, et sinna Skoone kõhtu saaks selle bussiparkla teha ja tänasel tasandil oleks siis jalakäijad, ratturid, rekreatiivne ruum ja vanalinna saaks Skoonega ühendada, nagu ta vanasti oli. Aga paratamatult nii kitsas linnas nagu Tallinn ja selles suhtes saab ainult nõustuda Urmasega, et me peame selle alumise tasandi kasutusele võtma. Ükskõik, mis see meile ei maksa. Üks konkreetne küsimus, tuletan ka meie vestluse vaatajatele meelde, et te saate küsimusi esitada. Konkreetne küsimus, Tiit, sulle, miks Tallinnas siiski ei kanta maske? Covidi näitajad lähevad üha suuremaks. Miks ei ole linnajuhid ja linnavalitsus võtnud konkreetset otsust, maskid on kohustuslikud? No ikkagi on mask pigem harv nähtus Tallinnas. Jah, maski kohustus linna poolt kehtestada ei oleks legitiimne, ehk et me ei saa seda teha omavalitsusena. Me teame, et üks Ida-Virumaa omavalitsus ju võttis selle küsimuse tõsiselt luubi alla ja põrkas kohe nii-öelda riigi regulatsiooni vastu, et see tegelikult on riigi tasandi otsus, omavalitsus seda teha ei saa, aga me teeme oma nii-öelda enda üksustes seda maski kandmise selgitustööd küll. Meie koolides, ma tean minu oma poeg, kes koolis käib, nendel on väga selgelt see, et koolis kantakse täna maski. Meie enda linnavolikogu istungid, kui ei ole põhjust digis teha, kui me koguneme füüsiliselt, me kanname maski. Linna enda koosolekud, võtame siin kas või linna kultuuriasutused tegelikult väga selgelt. On räägitud ka sellest, et kui linn rendib välja linnale kuuluvat pinda, siis seal on kohustus sees, et te peate seal maski kandmist tegema. Et tegelikult see teadvusesse jõuab, aga ma arvan, et meie inimesed unustavad väga kiiresti. Unustavad need hirmsad kaadrid siin natukene vähem kui poole aasta tagusest ajast, kus
me nägime teles seda, mis toimus meie haiglates. Vaadatakse, et tegelikult tänane olukord hospitaliseeritute ja väga selgelt hingamisaparaadi all olevate inimeste arv on väiksem. Arvatakse, et see läheb minust mööda, aga seda, mis toimus meil mitmed kuud tagasi ja kus ka suurtes maailmalinnades New Yorgis, haiglates ei olnud põllesid, inimesed tegid endale arstikostüüme kilekottidest, et see justkui on jäänud minevikku ja see nii-öelda laine, mis praegu on, justkui ei ole nii ohtlik, aga ettevaatusabinõuna kindlasti väga oluline. Nii et ka üks tänase päeva teema siia tuleviku arutellu, kui me tahame tulevikku hästi vaadata, siis elagem ka täna reeglite järgi, mis on kehtestatud ja me oleme keset pandeemiat kogu maailmas. Aga vaatame nüüd ikka veel tulevikku. Kas Tallinn jääb jätkuvalt selliseks Eesti suureks tõmbekeskuseks? Inimesed kolivad siia, Tallinn kasvab pidevalt. Helen Sooväli-Sepping, kuidas teie nägemus on? Kas see linnastumine Eestis jätkub? Sest on ka teisi märke, et kolivad noored pered juba maale tagasi või ikkagi muutub Tallinn ikka üha suuremaks ja suuremaks? Täna võib julgelt öelda, et linnastumine jätkub või tallinnastumine või suur... Tallinn ja Tartu 2 tükki, need suured linna tõmbekeskused, aga Tallinn ikkagi see peamine Eestis? Jah, Tallinn on kindlasti see peamine Eestis, seal on mitmeid põhjuseid, kuid kõige lihtsam põhjus, mis me ka inimarengu aruandes välja tõime, on, et inimene liigub heaolu poole. Kus on hea haridus, kus on head teenused. Tegelikult see on Eesti inimeste hääletus selle poolt, et Tallinnas ongi hea. Ühelt poolt küll, teiselt poolt on küsimus, mis toimub regionaalkeskustest, kuidas me riigi tasandil pakume teenuseid teistes piirkondades ja siin on muidugi küsimus, et kas Tallinn peaks olema see ainuke suur tõmbekeskus ja mis saab siis ülejäänud Eestist, et see on väga strateegiline küsimus meil täna. Mis puudutab seda, et noored või inimesed üldse siin pandeemia ajal kolisid maale või hakkasid vaatama maapiirkondi rohkem, siis ega need faktid täna seda eriti ei tõenda, et ka mõnevõrra kinnisvaraturg maapiirkondades aktiviseerus, aga see ei olnud midagi suurt, vaid pigem oli see soov, et saaks linnast ära maale kevadet ja suve veetma. Ma usun, et november maal on hoopis teistsugune. Elades ise maal piirkonnas, siis tean ma seda väga hästi, et see tähendab palju tööd ja hakkama saamist hoopis teisel tasandil. Kadi Värnits, vaatame veel tulevikku. Maailmas on reaalsus see, et kui linnad tahavad olla edukad, riigid tahavad olla edukad, tuleb meelitada sellelt maailma suurelt talentide turult endale parimaid talente, püüda siia tuua ka välismaa talente. Muidugi on teine vaade, et meil on omal nii palju töötuid inimesi, et anname neile töö, aga kahjuks see niimoodi ei toimu. Need töökohad, millest me räägime, nõuavad väga head haridust, oskusi ja nii edasi. Teie olete just üks selline magnet Tallinnas, mis püüab siia tuua talente ja väga edukalt. Mis on teie need võtmesõnad, et selles talentide võitluses, mis käib maailmas juba aastakümneid, Tallinn ka oleks märgatav koht? See on tõsi, et see globaalne võitlus talentide nimel ja talentikate ettevõtete nimel, see on karm. Ja me ei ole seda võib-olla niivõrd teadvustanud, aga meil on vedanud sellepärast, et meil on endal väga head inimesed. Aga neist ei piisa? Jaa, kindlasti neist ei piisa. Et tegelikult ütleme, üldse ettevõtlus ja teadus on ikkagi globaalne. Et me siin üksinda jääme lihtsalt rumalaks ja vaeseks, et me peame kindlasti suhtlema. Kaugtööd on võimalik teha, aga kindlasti on oluline, et ka ettevõtete peakontorid, eriti just see R&D, Research and Development, et need peakorterid oleks siin, need ei ole ju inimmahukad, aga see töö on kallis ja annab palju ka meil lisandväärtust. Vaadata jalutada teil ülemistes ringi, ma mäletan, ma ise tegin loo Kühne Naagelis, kes tõi oma arenduse siia Eestisse. Teil on seal nagu juba maailmafirmade, kes kohati seal valgusreklaamides, et te olete suutnud väga edukalt siia meelitada. Tõsi ta on ja mis on oluline? Oluline on ju küsida talendi käest.
mida ta tahab, me oleme ju konkurentsis teistega, seal on näha väga hea, et Tallinn vaatab ka Expert World rankingust, kuidas ta, eks ole, nendes erinevates kategooriates välja näeb. Tolerants ja avatus järjest rohkem kõnetab. Kui me tippspetsialiste kiusame nende peresid, siis meil ei ole lootust. See on see suur poliitika. Tallinn on olnud selles mõttes minu meelest väga edumeelne, et see, et me rahvusvahelisi talente siin hästi kohtleme, ka nende peresid võimaldame sellist eesti keele õpet, kultuurset läbikäimist, et nad kardavad talve, nad kardavad üksinda jääda. Et selles mõttes selline läbikäimine ja selle soodustamine läbi rahvusvahelise maja ja koostöö, et see on nagu väga tähtis. Mida veel talentidele? Kui nad selle Eesti valivad, loomulikult see töö ei ole siin väga kõrgepalgaline, aga nad vaatavad sedasama keskkonda. Kuivõrd on võimalik lastel kooli saada, kuivõrd on võimalik mõnusalt lähedal kõike seda nautida, ehk see väiksus tegelikult räägib meie kasuks ja rohelisus ka. Seda me peame rõhutama oma jää ja lume, kui see siia veel Eestisse üldse tuleb. Et selle ka nagu Põhjamaade kombel nagu panema mängima. Õue töökohad, kui meil on vähegi võimalik. Koosoleku jalutusrajad. Et siin on väga palju asju, mida annab teha, mis ei ole väga suur raha. Aga selles mõttes ma olen nõus, et ega talent tahab vaadata ka seda kihvti arhitektuuri, ka seda kõrgarhitektuuri. Ja ma arvan, et kui linnastumine jätkub, siis siit võiks koju minna mõttega, et Ignaril on õigus. Hakkame tunneleid tegema. Metrood, mida iganes. Et see liikumine rattaga, meil on Ülemistes on rattaga sõitmine Eesti keskmisest 3 korda suurem, näiteks nendele inimestele meeldib. Ja teine on see, et kui me vaatame talente Ülemistes, siis just selgus see, et see 14%, kes meil neid seal on, et nad on väga kõrge akadeemilise tasemega. Neil on 8% doktorikraadiga, 30-40% magistrikraadiga, et neid me ei jõua siin kodus kõiki ära õpetada. Aga me oleme ikka tuum. Meie TalTech ja Tartu Ülikool ja Tallinn ka. Räägime nüüd väga julgetest visioonidest ja vaatan Urmas Sõõrumaa teile otsa, sest et teil on olnud julgust väga suuri projekte võtta. Mis on veel sellised fantaasiad seoses Tallinnaga? Mis võiksid kunagi, mis ei pea võib-olla rakenduma, aga mis võiksid olla meil mingisugused visioonid seal ees? Minu arust need, kuhu minu fantaasia küünib, need suuremad asjad on ära öeldud, et Talsinki on ju, Talsinki mõte või Helsingi ja Tallinna ühendamise mõte füüsiliselt ja ka muul tasandil on, minu meelest see on ju nii suur visioon, et oi, rohkem mina ei oska nagu, aga ikka see, et me suudaks selle kesklinna õitsengu, eriti vanalinna ja sadama vahel nagu suudame selle niimoodi käima panna, et see aitab neid kõiki. Nad on igaüks eraldi võetuna piisavalt väike, et toime tulla, aga koos nad tuleks päris hästi toime. Mis see siis tähendab ka vanalinna vaadates? Ma olen kuulnud siin arvamusi, et vanalinn, mis praegu on COVID ajal suhteliselt inimtühjaks jäänud, et sinna tuleks hakata uut elu tooma, et võib-olla tuleks sinna lasteaedu teha, võib-olla tuleks sinna teha ka mingi polikliinik, et inimesed hakkaksid uuesti elama ka vanalinnas. Et praegu on ta kujunenud meie selliseks turismimagnetiks, aga kui turism sai otsa, siis on ta ka tühi. Ikka jah, kohalik inimene, tal peab olema midagi teha, aga tee, mis sa tahad, see kohalik inimene tahab ikka kuidagi viisi autoga suhteliselt oma kodukoha lähedale sõita, et ta ikkagi väga pikka maad ei taha niisama käia seal väljas. Mis tähendab, et vanalinna tuleks autod lasta uuesti? Ei, mitte neid autosid seal liigub parasjagu. Ma olen täiesti seda meelt, et maa peal ei peaks autod inimeste liikumist väga palju segama. Aga jah, kunagi olid sinna ketid kuhugi ette pandud, aga seal võiks need autod liikuda, nad liiguvad ka tänapäeval, aga mingis mõistlikus kauguses võiks olla niisugune mõistlik parkimise koht, et seesama jälle merepuiestee ja nüüd sadama vaheline ala ja see rannavärava tee, millest siin Ignargi rääkis, see tegelikult, see on pargi mõistes surnud ala, see on läbiliikumise mõistes surnud ala, see tegelikult see, kuidas seda nimetatakse, ütleme see terava nurgaga, see linnamüüri osa seal, see võiks olla ju, seal ongi isegi parkimisvõimalust, aga miskipärast ei pargita, see võiks teenindada suurt osa vanalinna niisuguses mõnusas parkimise
peatumise kohana, sealt välja tulemine peaks olema puhas rõõm. Jalutad sa linna poole või mere poole või kuhu tahad. Aga et ütleme, et nii palju häid ideid on öeldud, et kui suudaks sellest pool ära teha, oleks ikkaks kõva sõna. Ma vaatan Andres Ojari teie selja taga olevat Tallinna pilti, vanalinn, uus arhitektuur on koos. Kui me räägime nüüd arhitekti pilgu läbi Tallinnast, no Tallinnas on väga huvitavaid arhitektuurilisi eksperimente, mida ja kuhu me võiksime arhitektuuriliselt liikuda? Aina põnevamaks. See on just see... Mis tähendab arhitekti jaoks põnevus? Tihedus, atraktiivsus. Mul on äge olla, noor tahab olla seal saab olla... Seal saab liikuda ükstapuha, mis eas inimene. Me peame arvestama vaieldamatult universaalsed disaini komponentidega ja me toome kokku erinevad sotsiaalsed grupid. See teeb linna põnevaks. Kui me toome ainult ühe grupi, ta on doktorikraadiga väga ägeda IT taustaga, siis see ei ole see. See toimub segregeerumine. Kui me toome sinna juurde ühe teise grupi, nad juhtumisi saavad kokku, räägivad, arendavad mingisugust väikest jutuajamist ühe väikse espresso või cappuccino juures. Sealt võib tekkida midagi, mida me ei ole osanud oodata ja seda ruum toetab. Need nimetatakse justkui nõrkadeks seosteks või sidemeteks. Need on paganama olulised ühe linna arengus, kuidas erinevad rühmad kokku saavad, rühmade esindajad kokku saavad ja see idee hakkab arenema linnas, suheldes. Me peame toetama seda suhtluskeskkonda ja tegelikult hoolitseme ka nende eest, kes ei ole võib-olla nii nutikad, võib-olla nii edukad, vaid et just nimelt vaatama seda paletti kogu oma rikkuses. See teeb linna rikkaks ja seda saab ruum toetada. Aga kuidas arhitektid saavad seda toetada? No ma toon näiteks Rotermanni keskus, minu meelest päris hea näide. Mina kasutan väga tihti Stalkeri tänava ühte väga head kohvikut, ma hakka reklaami tegema, seal on väga head pirukad, väga kohvik, saame seal hommikuid aeg-ajalt kokku ja lobiseme. Me kõik teame, mis kohvik see on. Jah. Ja see on hästi mõnus ja sealt arenevad mõtted ja me ütleme, et võib-olla 3 kuu pärast saame jälle uuesti kokku, et kuhu sa oled liikunud ja see on see koht, see on see ruumiline tihedus, mis tegelikult on tekkinud seal, eks. See on ajalooline keskkond, seda on hästi tehtud, ma loodan, et sama hästi tehakse ka edasi. Et see on üks hea ruumiline näide, kuidas tegelikult on võimalik teha nõnda, et ruum toetab sotsiaalset suhtlust. See, mis teeb linnast linna. See on huvitav, et te just rõhutate, et ruumile tuleb mõelda. Kui me arhitektidest räägime, siis ikka mõeldakse, et arhitektid ehitavad ju hooneid, aga sootuks mitte enam. Ei, see on, ma arvan, et see on, kui mina lõpetasin, siis kui Veljo Kaasik tuli juhatama Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonda, siis tema kreedo oli see, et majad on ainult vahend majade vahelise ruumi kujundamisel. Nii, nüüd meil juba läheb väga huvitavaks aruteluks ja me teemegi viimase poole tunni selline omavahelise toreda vestlus, aga Ignar Fjuk küsiksin viimase konkreetse küsimuse veel sinu poole vaadates. Linnahall. Linnahall, see on ime. Mis sellest saab? Selleks on, ma ei tea, mis poliitilist süsteemi ja valitsust riigil on vaja, et midagi sellist sünniks. See on nagu Maiade tempel, midagi erakordset. Ja nüüd ta laguneb see tempel. Ta on käest lastud, sest ikka on leidunud neid poliitilisi rühmitusi, kes ei ole pidanud vajalikuks seda pärlit alles hoida. Muinsuskaitse on teinud mööndusi, et seda madalat jäähalli osa võiks lammutada, selle asemel midagi kaasaegset teha, aga see hoole ise on midagi erilist ja väärtust. Et selliseid asju Põhjamaades ei ole olemas. No siit konkreetne järelküsimus, ooperiteater sinna või hoopis Koplisse? Ooperiteater sinna ei mahu, ta on väga nõudlik, väga kindla mõõtmetega, et me saaksime, meil on ka täna ooperiteater küll sõnateatris, aga tema puudus on see, et oma mõõtmete tõttu eeslavad, põhilava, külglavad on ta nii väike, et ükski külalisetendus ei tea tulla sinna oma kindlate nende lavadekoratsioonidega. Nii et sinna ta ei mahu ära ja ta hakkaks kõrguma see lavatorn kohatult ja sobimatult ja ta hävitaks selle linnahalli kui sellise ära. Aga seal on ressurss kõigeks muuks ja ooperiteatril on praegu valikus õige mitmeid kohti, nii et parimad kui see.
no loodame, Tallink võttis ju linnahalli oma hõlma alla, siis tuli COVID ja kõik peatus, loodame, et see kõik jätkub. Aga nüüd siis palun selline vaba arvamuste vahetus siia lõppu. Helen, palun teile kõigepealt sõna. Kõigepealt ma tahaksin täiendada seda, mida mul siin kolleeg juba rääkis, et lisaks sellisele arhitektuursele linnaruumi nägemisele ma tooks siia sisse maastikuarhitektuurse dimensiooni, et me vaatame loodust ja linna koos, seda ühelt poolt, ja teine dimensioon, mille ma sisse tahaks tuua, seda kindlasti tahaksin rõhutada, on see, et see huvitavaks see linnaruum läheks ka siis, kui me tooksime ruumi rohkem kunsti. Ja kunsti läbi selliste näiteks rahvusvaheliste kunstikonkursside, nii et meil oleks rohkem skulptuure, meil oleks kohti, kus pildistada või sellist kaasavat skulptuuri, et meil oleks neid kohti natuke rohkem, mis noori, mis turiste tooks kokku. Et minu meelest see on üks strateegiline mõte, Tallinn kunstipealinn. Meil ju käidi välja, et Admiraliteedi basseini ümber seal tuleb uus linnavalitsushoone, Zaha Hadidi büroo Londonis tegi väga uhke planeeringu, kõik need sellised laugjad pinnad, kuhu see on jäänud? Ma loodan, et see kõik tuleb. Jälle plaan on olemas, väga ilus. Ma väga loodan, et ja kui ei tule see, siis tuleb vähemalt mõte, et kunst võiks olla üks neid märksõnu, et kui me sõidame või valime järgmist City Break kohta, siis seal on nii kihvtid pildid, ma olen näinud mingeid kunstiinstallatsioone, et ma tahaks ka sinna minna. See on see Bilbao efekt. Just, ja see ei pea olema midagi suurt ja midagi kallist, vaid siin tõin juba märksõna kaasav kunst, et ta võiks kõneleda siis turisti ja kohaliku inimesega ja miks mitte teha ka selliseid kogukondadele mõeldud kunstikonkursse näiteks ja nii edasi. Teine aspekt, mis ma tahan tuua, ma täna olen kui ma inimarengu aruannet koostasin, tänaseks olen tervise eest kõneleja teadlane, et võtame sellise suure strateegilise eesmärgi, et me hoiame inimeste tervist ja me panustame ruumi arendamise kaudu inimese tervise parandamisse. Me teame seda, et uuringud näitavad poole oma ärkveloleku ajast veedavad Suurbritannias lapsed tahvli taga. Me teame tahvel, seda... Siis on see? Jah. Mitte see tahvel, mis koolis on? Ja kahjuks mitte koolitahvel, eks ole. Siis samamoodi me teame seda, et Suurbritannias 20-30 aastaga on juhtunud see, et vabalt ringi liikuvaid lapsi ilma vanema järelhooleta, kes saaksid kuskil mängida, on kahanenud 90%, ehk siis 10% lastest saab vabalt ringi liikuda ja vabalt mängida. Ameerika Ühendriikides on see protsent 0. Me teame seda, et Ameerika Ühendriikides igal 5. inimesel on depressioon ja Maailma Terviseorganisatsioon on tegelikult ülemaailmseks pandeemiaks nimetanud depressiooni ja ärevushäired, mis tähendab seda, et väga paljud inimesed ei saa minna tööle ja see on kasvava tendentsiga probleem ja see on suur probleem. Ma tahaks seda, et Tallinna linnaruum toetaks meie tervist nii, et me saaksime rohkem välja, et me saaksime rohkem kokku, et me saaksime rohkem liikuda. Et see on selline minu visioon, mis võiks olla üks suur strateegiline eesmärk, mis on meie kõikide poliitikate ülene ja kõikide poliitikute ja parteide ülene. Et me tõesti mõtleme selle peale. Asjad lähevad praegult halvemaks, aga me saaksime seda ju tagasi pöörata, et mõtleme selle peale, kuidas teha nii, et lastel oleks parem linnas, et eakatel oleks parem linnas, et ei oleks üksindust ja et oleks rõõmsamad inimesed, kes naudivad linnaruumi. No vaatame kohe siit edasi Urmas Sõõrumaa poole, olümpiakomitee president, tervis, sport ühelt poolt, teiselt poolt linna arendaja, väga head kõik märksõnad sinu jaoks siin. Jah, selle kohta on palju öeldud, siin tänagi ja mõtlen, et ärme unustame inimest kõikide nende tegemiste juures, see on inimese jaoks. Aga tegelikult ma tahtsin siin lihtsalt visata õhku lihtsalt sellise veel ühe unistuse, mis juba ammu räägitud unistus, aga mis ei ole veel realiseerunud, aga mine tea, kuhu läheb. Et kujutaks kõik ette,
kui seda linnahalli ei oleks. Kui ilus saaks olema, kui mõnus saaks olema sinna mere äärde minemine ja ma usun, et ka laevaga tulles paistab see Tallinn hoopis teistmoodi, kui seal on nägusad väikekohvikud, palju hõlmikpuid, igasugust muud mõnusat tegevust. Kellele seda tondilossi vaja on? Kõik tondilossid, mida me kaitsma oleme hakanud, on ajas muutunud meile pigem takistuseks ja nuhtluseks. No hakkame Postimajast pihta, mis ütleme, paneb kinni kogu selle osa arengu lihtsalt sealt kesklinna suunast. Ja aitab meile Rahvusraamatukogust ja Pirita Purjespordikeskusest selle ajastu jäädvustamiseks küll ja küll. Avame reaalselt Tallinna merele, ärme lihtsalt räägime seda, teeme üksikuid teedearusi ja kus taksojuhtki ära eksib aeg-ajalt. Ignar, kuidas sa vastaksid? No sellele võib-olla ei peagi vastama, see läheb lendab õhku lihtsalt. See läheb nagu veidi fookusest välja, et ma nüüd proovin ikkagi... Sa rääksid just sellest, kui suurest arhitektuuri pärlist, et on ka teine vaade. Aga hea saatejuht ennem siin viskas õhku ühe sellise Eesti regionaalpoliitilise küsimuse, et kas on nüüd hea, et Tallinnasse tuleb Eesti nagu kokku. Ja ma arvan, et ühel poolt on see kindlasti hea, sest pärl kutsub endasse ligi ja mida paremini me midagi teeme, seda rohkem siia tuleb. Aga üks asi, mida me siis peaksime nii-öelda kureeritult jälgima ja mitte minema seda nii-öelda kergemat teed, on see, et viimastel aastakümnetel on väga palju nii-öelda arendusi läinud nii-öelda küpropmajade, pisikeste korterite teed, ilma infrastruktuurita elamualad, mis tähendab kiiret nii-öelda asustamist inimeste poolt, kellel on vähem raha, kes tulevad maalt, aga ilma vajaliku kvaliteedi ja keskkonnad. Nii et linn peaks olema väga nõudlik kõigi arenduste suhtes. See peaks kaasama korraliku infrastruktuuri, ühistransporti, rohealasid ja korterite struktuuri. Näiteks mõni just pool aastat tagasi ilmnes, et Tallinna kesklinnas enam ei ole võimalik saada suuremaid korterid. Kõik on väikseid korterid täis, aga nüüd on nõudlus läinud kõrgemale. Mitte ainult, et me ei ole ainult rikkamad, aga me tahame ka suuremas korteris elada. Nii et on olnud nii-öelda vastutulek kergema vastupanu teele ja linn ei tohi seda endale lubada. Nii et nõudlikkus. Ainult nii saab Tallinn olla väärikas. Ja see on kõige tähtsam, et linn oleks oma otsustes väärikas, siis linnakodanik tunneb ennast samasugusena. Tiit Terik, siit saab kohe edasi minna ühe küsimusega, mis meile on laekunud ja küsimus on selline. Kas Tallinn võiks Rotermanni maja osta või Porto Francos pinutäia kortereid ning neid inimestele välja üürida soodsamatel tingimustel, et seal elaks nii-öelda keskmine inimene ka, lastega pere, kes ei saaks endale südalinnas elamist lubada või ka näiteks eakas inimene tuleks Tallinna kesklinna elama? Mõttena iseenesest väga hea ja ma usun, et Helenile see mõte ka tõenäoliselt meeldiks, kui me räägime segregatsioonist ja sellest, et mingitesse linnapiirkondadesse koguneb üks või teine nii-öelda ühiskonnagrupp. Ma väga kahtleval seisukohal olen sellest, kas linn peaks olema siin see reguleerija. Aga mis alustel me need valikud teeme? Mis alusel me võtame ette selle, et jah, meil on näiteks Pordi tänavale uhketesse Porto Franco majadesse linn ostnud 10 korterit. Kelle me sinna paneme? Mis alustel me need inimesed välja valime? Ehk et siin tekib taas selline nii-öelda konflikti ja vastandumise koht. Ja me võiksime mõelda, et see võiks olla spetsialistidele pandud. Näiteks inimesed, kes töötavad meie haridusvaldkonnas, et õpetajate maja, nii nagu me tegelikult oleme selle rajanud Lasnamäe Tallinna poolsesse, kesklinna poolsesse ossa. Tõepoolest, me oleme arstidele, õdedele teinud maja, me oleme mõelnud õpetajate peale, aga kas me peame just avalikke vahendeid sedavõrd kallisse kinnisvarasse panema? Julgen kahelda, pigem mitte. Ma täiendan seda. Iseenesest mõte on väga hea, et ega me keegi ei soovi ju mingit rikkamate ja vaesemate ja siukseid linnaosasid, et seal peaks alati mingi miks olema. Ja üks võimalus on kindlasti tekitada linna initsiatiivil huvialakeskusi igasse suuremasse arendusnurka, kus siis ütleme, et me teame ju väga hästi kõiksugused
igasugused käsitööringid, muusika, tantsu ja nii edasi, nad tegelikult ei jõua üle 5 euri ruutmeetri eest maksta, aga turg nõuab 15. Ehk keegi peab selle vahe kompenseerima ja kui inimestel on võimalus need teenused saada tegelikult kätte sealt linnast ilma autoga kuhugi sõitmata, no siis nad tulevad võib-olla ka elama sinna rohkem. Aga see, kas nüüd ütleme tõesti vana ja kesklinna elamispinna ruutmeeter, et nagu Ignar ütles, et suuremaid kortereid, no ütleme 200 ruutmeetrine korter 7. korrusel vaatega vana linnale maksab tegelikult 1 000 000. Helsingis maksab ta 3 miljonit. Me ei saa seda vägisi teha odavamaks. Nüüd on küsimus, kas Eestis selliseid inimesi leidub, kes selle sealt ikkagi ära ostab. See ongi nagu ka üks võtmeküsimus, et meie keskklass on natuke liiga vaene selle jaoks, et neid siin on näpud tõusnud. Kadi Pärnits, järgmine. Ja, et kui rääkida sellisest Tallinna ülesäratamisest ka kesklinnas ja kesklinna äärse elamispinna juures, siis meie... On ju ärkvel siin. Ja, aga ma mõtlen, et rohkem tuua seda neid noori peresid elama kesklinna lähedastele aladele, siis mida võiks ja mida mujal tegelikult ka tehakse, Tallinn toetada need just selliste puittasumite nagu kuidas ma ütlen, rekonstrueerimisse, et need oleksid rohkem elamisväärsed ja sealt saaksime võib-olla sellist pinda, kuhu noored pered näiteks tuleksid. Sest Ülemistel on ka oma elamute plaan, aga pigem on see rendipind ja seal on küll ka väga selliseid normaalse hinnaga võimalusi tulla. Meil on Kalamaja näide olemas Telliskivi, kus on ju väga ka turuabiga on sinna elu väga sisse tulnud. Ja, et selles mõttes, et linn ka nagu rohkem tsentreeriks neid kohtasid ja püüaks ka sinna, ütleme, üüripindu. Mis linn peaks tegema? Ma arvan, et siin on 2 võimalust. Et üks on kindlasti see, et aitaks just neid muinsusväärtusega pindasid rekonstrueerida ja neid teha elamisväärsemaks. Ja teine on üüripinnad. Et selline... Üüripinnad siis linnale kuuluvad üüripinnad? Ja pakkuda neid välja, ütleme, turuhinnaga ja ma arvan, see on hea. Teine mõte veel, et ma tulen veel tagasi korra nende linnakeskuste, et ma kindlasti reklaamin minge sinna Vabaduse platsi tunnelisse vaatama, kuidas Tallinn on muutunud. Seal on 8 siis linnakeskust. Näitused, mis on nüüd selle visioonikonverentsi jaoks tehtud, et see on väga, väga põnev ja kõnekas ikkagi selles osas, et on väga palju selliseid väärtuslikke kohti, Kesklinn, Kalasadama, eks ole, Noblessner, Ülemiste, et kuidas ikkagi kõik meie nii-öelda mäed, Lasnamäe, Õismäe, Mustamäe, kuhu ei saa sellist keskkonda luua. Et kuidas on seal, ütleme, sidusus nende kohtadega, et inimene, eks ole, tuleb ilma suurema vaevata sinna. Ja teine, et kui erasektor midagi loob, ühed teevad vabatahtlikult keskkonda, loovad lasteaedu, eks ole, erinevad tervisemajasid ja nii edasi, mis Ülemiste me oleme enda peale selles mõttes uhke. Aga ikkagi arendajatega peaks linn tegema sellised konkreetsemad lepingud ja koostööd selle keskkonna osas. Ja kui era on midagi teinud, et linn ei võtaks seda, et see on era, ma sinna ei tule. Ehk täpselt need samad asjad, kesklinn, need, ütleme, teised keskused, et seal oleks meil noortekeskusi, küll me leiame ka need rendipinnad, et sinna tuleks ka, ütleme, seda linnalist elu, et selle üle nagu mõtelda laiemalt. Et kõik need keskused, need rikastavad meid, aga kuidas see sidusus on ja kuidas, ütleme, linn seal siis seda keskkonda nagu toetab ja motiveerib ka. Andres Oeri, vaatame ikka seda Tallinna pilti, kesklinna pilti, aga nüüd tulidki need mäed ka mängu, Lasnamägi, Õismägi, Mustamägi, neist me ei ole üldse rääkinud täna. Kuidas see arhitektuuriliselt ja need on ka Tallinna linnaosad, kuidas see tulevik meil välja näeb seal? Tulen korra veel tagasi selle taskukohase elamise juurde, et see on nii aktuaalne teema. No seal mägedel on taskukohane. Seal on taskukohane, aga ma tulen korra kesklinna juurde. Mida saab linn teha tegelikult ise? Et väga paljud linnad on väga teadliku strateegia valinud, et just nimelt nad arendavad kesklinnas. Ja mul oli hea lugeda tegelikult strateegiadokumenti, kus linn on öelnud, et ta tahab saada 50% maa omanikuks linnas selleks, et omada oma sõnaõigus sellest. See oli Tallinna strateegiadokumentis, et see on ambitsioon ja see on juba mingi selline ambitsioon, mis ulatub natuke rohkem kui üks valimistsükkel. Et suur tänu.
et see on esimene samm selleks, et tegelikult rikastada elukeskkonda, tuues siia just nimelt seda tudengit, kes võib-olla 5 aasta pärast, kui ta lõpetab, läheb doktorantuuri ja tuleb ka tööle ühel hetkel kuhugi linnakusse kui tippspetsialist, aga et tal on mõnus olla kesklinnas. Ja tegelikult mul oli ka teine hea tõdemus, et kesklinna üldplaneeringu nii-öelda dokumendis, lisaks sellele, et väga mitu korda mainitud nii-öelda lõpetamata linn, mis on Eesti Kunstiakadeemia poolt tehtud 3-aastane projekt, mida on erakapital muuseas toetanud firma Kapitali poolt, on ka lisaks üks väike magistritöö, mille nimi on taskukohane elamine. Ja ta on otsinud need väikesed kohad üles, mida täna linn omab, et seal arendada nii-öelda palju mitmekesisemat ja erineva nii-öelda ärimudeliga kinnisvara selleks, et rikastada elukeskkonda, tuues jälle seda nii-öelda teist sootsiume veel juurde. Mitte ainult seda, kes on suuteline 1 miljoni nii-öelda mereäärse nii-öelda vaatega korterit ostma, vaid just nimelt rikastama ka selle inimese elu, kes omab seda 1 miljonist korterit. No siin ma vaidleksin vastu, tekib juba osadel kuulajatel kindlasti hirm, et millest te räägite nii õhinal, et linn 50% võtab kõik omale. Me tuleme sellisest süsteemist, kus riik ja linn kontrollisid kõike. Nüüd me läksime süsteemi, kus erakapital ja eraomand oli see, mis hõlmitsema pidi. Ja nüüd te räägite, et tahame sinna tagasi minna või seletage natuke. Seal võib-olla, ma toon lihtsalt riigid, mis seda mudelit kasutavad ja linnad, et Kopenhaagen on üks selline näide ja Taani tegelikult on reguleerinud nii-öelda arendusi ja neid on veel ja veel, eks ole, need on mõnes mõttes linnad, mis on nagu hea nagu elamisväärse keskkonna eeskõnelejad, kes on sellist rikkust justkui väärtustanud, et see on linnas oluline moment ja see ei tähenda seda, et linn nüüd hakkab kontrollima, vaid ta muretseb selle pärast, et... Ja siin ongi see oluline vahe. Just nimelt. Ja ta muretseb ka selle pärast, et need korterid, mida me oleme ehitanud, ka peale 8 omavad sees ühte inimest, kes paneb valguse põlema. Kui te vaatate nüüd neid linnapilte, eks ole, käite õhtuti linnas ringi, eriti vanalinnas veel, siis vaadake, mitu akent te näete tuledes. Ei ole, väga palju pimedaid kortereid on. Ja lisaks sellele on see üks mehhanism, mis iseenesest linnades väga oluliseks peetakse, on tegeleda gentrifikatsiooni teemadega, kus tegelikult spekuleeritakse kinnisvara, mis tegelikult sünnitab ka iseenesest neid pimedate akendega korterid. Ostetakse justkui investeerimiseks, mitte ei elata seal. Elatakse suburbiates, omades ühte korterit või 2 juba täna kuskil veel, lootes, et B&B nagu töötab, eks ole, ja nii edasi. Ühesõnaga, tegelikult linnal on väga palju nagu võimalusi teha koostööd. Ja ka pannes inimestele kohustusi, et kui sa ostad, siis kasut. Näiteks, see on nagu klassikaline reegel, et maksud on need, mis reguleerivad nii-öelda teatud ilmaelu siin väga ammustest aegadest. Urmas Sõõrumaale. Kogu teema on õige. Aitäh, et te kutsusite ühe ettevõtja siia ja mõni teinegi on kuulnud sellisest imelisest asjast nagu Exceli tabel. Et öelge mulle, kus siin nagu võit on, kui turuhinnaga soetatakse maa, turuhinnaga ehitatakse ja siis sa pead kellegile odavamalt välja rentima, siis sa peidad lihtsalt pea liiva alla ehk sa käitud äärmiselt valesti. Ehk kui linn tahab, et keegi saab näiteks a la 15 euro eest ruutmeeter turuhinnaga oleval pinnal elada näiteks 10 või 8 euriga, siis tuleb see vahe kinni maksta ja see on igal juhul odavam, kui soetada turuhinnaga maa, turuhinnaga ehitada ja siis hakata kedagi sinna sisse panema, sest niikuinii paned lõpuks valesti. Parem tegele sellega, et keda sinna tuua ja leiad nendele ütleme lahenduse, kuhu nad panna. Et teema on iseenesest jumalast õige, aga ärge hakake mingi kinnisvara arendajaks. Eks see ei ole nagu küll õige. Andres Oari kiire vastulause. Lihtsalt selles mõttes, et vaadates seda, mida tänapäeva noor, kes lõpetab ülikooli, temal ei ole ambitsiooni omada
ei korterit, tal ei ole ambitsiooni teha juhilube ega omada autot, ühesõnaga see mentaliteet muutub ja siin on ise mõlemal poolel nii-öelda, ma näen nagu ikka selles mõttes nagu selgelt, et Excel tabel on asi, mis näitab realiteeti, ühesõnaga turusituatsiooni, aga see koostöö nii-öelda, kus võib-olla SKP ei kasva nii ägedalt, nagu ta siiamaani kasvanud, on mõistlik nagu linnades selleks, et meil on siin endal mõnus olla, teha koostööd nii-öelda erinevate sektorite vahel. Linn võib minna ükskõik mis kinnisvaraettevõtja juurde, ütleb, mul on siin rajoonis vaja nii mitu ruutmeetrit elamispinda või mul oleks siin piirkonnas vaja avalikuks kasutamiseks nii palju parklapinda, et mis tingimustel me teeks siia näiteks nii palju juurde siia teie sellele arendusele. Ja see kõik on kokku lepitav ja arvutatav. Ja. Ilmselt on New Yorgi ja Tallinna nii-öelda maakasutajate struktuur üsna sarnane. Vaevalt nüüd New Yorgist tekiks mõte, et New Yorgi linnavalitsus hakkaks 50% maad kokku ostma. Aga New Yorgis küll valitseb üks väga kummaline regulatsioon, mille ma juba paarkümmend aastat tagasi avastasin. Seal on nii-öelda üüriregulatsioon. Linnavalitsus on kehtestanud maksimaalse üüri kasvu nii-öelda tempo ja sa ei saa kuidagi teisiti. Rate control. Ja see tagabki selle, et nii-öelda ka keskmise sissetulekuga inimesed saavad elada seal. Mitte nii, et järgmisel aastal nad tõstetakse välja. Aga veel olulisem moment sellesse teemasse on see, et ma nüüd küsingi, et mis asi see kesklinn on. 15 aastat tagasi Kalamajasse keegi ei tahtnud. Täna see on parim koht, see ongi nii-öelda kesklinn, kus tahetakse, et noored tahavad elada. Nii et miks me topime neid Porto Francosse, Kivikõrbesse? Nii et see valik on ikkagi nii-öelda vaba ja inimesed ise valivad, nii nagu ühes üle-eelmises meie selles oli, sa tõid näite Sohost, mis kunagi oli nii-öelda telliskivi, aga täna elavad seal rikkurid. New Yorgist, eks ole, jah? Soho, Chelsea, kus kõik välja on liikunud. Ja Greenwich Village samamoodi. Ja ka Tallinnast tekivad need kohad. Nii et me ärme mõtleme, et me oleme targad ja me sunnime inimesi elama tuleviku kivikõrbetes. Las nad elavad, nad on nutikad, noored läksid 15 aastat tagasi Kalamajja ja nüüd nad on nii-öelda hea portsu otsast. Nende korter maksab nüüd 5 korda rohkem, kui ta oli 15 aastat tagasi. Näete, kui palju on huvitavaid ideid, kui tuleviku poole vaadata Tallinnas, aga meie aruteluaeg on läbi. Aitäh, et te kõik tulite ja osalesite. Aga nüüd annan lõpetuseks veel kord sõna siis linnavolikogu juhile Tiit Terikile, kes võtab selle visioonikonverentsi 2020, mis toimus eritingimustes. Meil on eriolukord, ei tohi unustada, et sa võtaksid selle siis kokku. Suur tänu kõikidele nendele, kes on panustanud selle aastasesse visioonikonverentsi nii ettevalmistustöödes kui ka siin nendesse ettekannetes ja paneelides välja toodud diskussioonide eest. Ma olen teinud kuhjaga märkmeid, mis tegelikult nii minule kui ka minu kolleegidele linnavalitsuses ja linnavolikogus on väga heaks sisendiks oma poliitikate sättimisel, sellepärast et need ideed, mis tavaliselt linna visioonikonverentsidelt 16 aasta jooksul juba on välja kujunenud, on mitte lõpplahendused sellest, kuidas meie linn nüüd homsest elama hakkab, vaid pigem sellised mõtteärgitused sellele, kuidas ühte või teist küsimust lahendada, aga need kindlasti, nii nagu ka Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis, ei ole lõplik tõde. Ma olen teinud endale päris mitmeid märkeid ja minu enda jaoks jääb kõlama see, et meie linn võiks olla tulevikus mitmekihiline, millest liiklus on viidud maa alla, inimesed maa peal ja ühistransport ehk ka õhku viidud. Kui me vaatame numbreid, siis suurusjärk 5% on see, mis autostumine pidevalt kasvab. Ma loodan, et mingil hetkel see pidurdub, sellepärast et see sõbralik linnaruum, millest me oleme rääkinud, see on ajas muutuv ja poliitilised otsused nii linna planeerimise osas kui ka muudes valdkondades on need, mis peaksid vastama meie linnaelanike soovidele ja nõuetele. Aga nii nagu meie põlvkonnad linnas pidevalt uueneb ja areneb ka see mõttemaailm ja mõttelaad, inimeste soovid ajas muutuvad. Kui siin 20 aastat tagasi inimesed soovisid ehk omada autot
ja suurt korterit ilusat Lasnamäel, mis vahetati oma eramaja vastu, millel tuli kanda väljast vett ja küttepuid, siis tegelikult täna liigutakse ühtemoodi sinna tagasi. Meie tarbimisharjumused on linnas muutunud, nii et see linn, mis on pakkunud ühte või teist füüsilist teenust, on täna arenenud nii kaugele, et meil on digitehnoloogiad, mis võimaldavad toimetada oma kas või rahvusvahelist äri või muid õppimisprotseduure oma kodust, oled sa siis oma väikeses majas Nõmme mändide all või korteris Lasnamäel. Ehk et meie linn ja siin tehtavad otsused peaksid väga selgelt jälgima seda, milline on inimeste soov, tarbimisharjumus sellele keskkonnale. Loomulikult oluline linna ühtlane areng ka selles inimmõistes, et meil ei tekiks piirkondi ja segregatsiooni, kus ühes linnaosas elavad ühed sotsiaalsed grupid, teised, et meie linn oleks selline hea läbilõige. Aga kõige selle juures, mis ma arvan, et mis on ajas väga selgelt muutunud ja mis räägib sellest, et tark linn ei saagi kunagi valmis, olgu see digitehnoloogias või füüsilises keskkonnas, on see, et see linn areneb läbi dialoogi. Dialoog, mis toidab neid otsuseid, mida peavad langetama poliitikud ja linnajuhid, aga need mõtted ei sünni ainult nende peas või kabinetis, vaid me toetume ikkagi võrgustikele, me räägime läbi võimalikud lahendused ülikoolidega, elanikega, ettevõtjatega, sest nii nagu me just võites ka maailma kõige intelligentsema kogukonna tiitlit, saime rõõmsalt tõdeda, et kõik see, mida me täna siin Tallinnas oleme saavutanud, oleme me tegelikult saavutanud koostöös. Avalik sektor ainuüksi ei ole see, mis kujundab või muudab linnaruumi. Siin tehakse seda koostöös kogu ühiskonnana. Me ühiskonnaliikmetena täidame erinevaid rolle nii akadeemilises maailmas, erasektoris, ettevõtjate poolt kui ka poliitilises sfääris. Nii et mina tänan kõiki, kes on siia panustanud oma mõtetega ja ärgitanud järgnevateks diskussioonideks ja andnud siit nii-öelda visiooni selleks ja julgeid mõtteid tulevikuks.